Tere! Eetris on poliitiline podcast, kus mina ja Evgeni Kristofovitš arutame huvitavamaid sündmusi, mis on juhtunud eelmisel nädalal. Tere, Evgeni! Tere, Maria! Ja täna mina tahaksin rääkida mõnedest teemadest ja üks nendest, ma arvan, pakub huvi kõikidele. Sellepärast tegemist on ühe raportiga, mille on koostanud majandusteadlane ja Big Banki peaökonomist Raul Eamets. Tema on analüüsinud Eesti majandusseisu, seletas, miks meil mõnedes kohtades läheb mitte nii lihtsalt ja ilusti nagu tahaks, näiteks tegemist on inflatsiooni, hindade tõusuga ja teeb erinevaid poliitilisi ettepanekuid, kuidas on võimalik olukorda parandada. Oled sa tutvunud selle raporti või vähemalt selle raporti kokkuvõtetega? Jah, need soovitused, et see nimekiri nendest soovitustest ma nägin. Ma olin natuke šokeeritud, et nad on väga revolutsioonilised ja tegelikult teevad mind väga murelikuks. Sellepärast, et kõik, mis on seotud näiteks pensionide külmutamisega ja siis meie selle teise samba näiteks pensionisüsteemi sisuliselt jätkuva lammutamisega, mis on Isamaa poliitika olnud aastaid, see kõik mulle optimismi tulevikku osas ei süstita. Ma loodan, et seda ei tehta. Ma loodan, et me takistame seda. Ma mõtlen erakonnana ka järgmistes Riigikogu koosseisudes, aga see, et selliseid ettepanekuid tehakse, ma alati lootsin, et siis vähemalt nagu pensionärid on just kui nagu püha lehm, et need siis... Aga tundub, et ei ole, sellepärast ma olen sinuga täiesti nõus, et üks asi, et see ettepanek külmutada pensione, küll ta pakub, et võib-olla see meede võib olla ajutine, aga võttes arvesse, millistes tingimustes elavad meie pensionärid ja lihtsalt... praegu nad elavad väga heades tingimustes, ütleme, et kui indekseeritakse iga aasta 1. aprillil pensione... Ikka nad ei ole rahul oma pensioniga ja kogu aeg ja iga aasta nad ikkagi ootavad sellest indekseerimist ja ma arvan, et nende jaoks, kui tuleb selline otsus, et pensionid külmutatakse, et ma arvan, mitte ühtegi ei ole sellega nõus, sellepärast nende jaoks selline indekseerimine on väga suur panus nende siis heaolusse. Ma olen täiesti nõus, sellepärast, et esiteks seda ei saa mitte kunagi eeldada, et pensionärid kõik, eks ole, on kõige rikkamad, on siis meie ühiskonnas, seda lihtsalt ei sünni. Aga samas siis see, et inimesed, kes lähevad meil pensionile ikkagi väga kõrges vanuses tegelikult, et võrreldes ka teiste Euroopa riikidega, et siis, et nemad kohe satuvad sinna vaesusriski, et siis ei ole lihtsalt õiglane. Et arvestades, et milline on meile see pensioniiga ja millised on olnud tingimused, mis inimesed, kes praegu ja siis järgmistel aastatel lähevad pensionile, nad siis on töötanud, ehk siis milline on nende tervislik seisund, siis lihtsalt neile teatada, et aga nüüd te lihtsalt ei saa sellest solidaarsuspotist nagu võrdselt teistega raha, siis see ei ole õiglane. Vaata, ja see vaesusrisk säilib isegi nendel tingimustel, et viimastel aastatel pension päris kõvasti on kasvanud ja näiteks ei ole võimalik võrrelda praegused pensionid sellega, mis olid isegi 5 aastat tagasi. Aga jälle, kui minna edasi selle Raul Eametsa ettepanekuga lammutada pensionisüsteemi,
ma mõtlen, et need 3 sammast, ma arvan, et see on ka väga suur probleem, sellepärast juba teised teadlased ja majandusteadlased kritiseerisid tema ettepanekuid. Tema teeb ettepaneku, et iga üks inimene saab ise investeerida ja näiteks investeerida 3. sambasse ja teha muid investeeringuid, aga oli väga mõistlik mõte, et mitte igaüks oskab päriselt investeerida, mitte igaüks oskab säästa raha, koguda raha ja lõppkokkuvõttes, kui see teine pensionisammas on ära lammutatud, siis need tulevased pensionärid lihtsalt ühel hetkel avastavad, et nende pensioni suurus on väga väike, ega ei ole võimalik endale eriti midagi lubada peale leiba. Jah, sellepärast, et see juba puudutab meid, on ju, sellepärast, et teine ja 3. pensionisammas, see on rohkem siis nende inimeste jaoks, kes lähevad pensionile 10, 20 või siis rohkem aasta pärast, et me ei saa nagu kindlalt olla, et millises vanuses meie sinuga näiteks läheme pensionile. Mina ütlen ausalt, et mina panen nii teisse kui ka 3. samba päris korraliku raha, nii et nii palju kui riigi piirmäär üldse lubab, et siis 15% kuni 6000 on ju, ja siis ka teine sammas, et mul on ka nagu kõige kõrgem määrek siis 6% ja sellele riik annab oma poolt minul sama. 4% ja sellepärast, et see on sisuliselt, eks ole, enam-vähem, eks ole, see on veerand, et natuke vähem on ja, aga ikkagi, et päris arvestav osa minu sissetulekutest iga aasta, sellepärast, et ma lihtsalt tean, et milline on see sündivuse trend, siis see, et me avame ühel hetkel lihtsalt uksed, et tulgu siis, ma ei tea, 500 000 kolmandate riikide kodanikke siia, see ka ei ole lahendus ja see tähendab seda. Ma arvan, nii kaugele me ikkagi ei jõua, sellepärast arvestades kõik kui me kõik, eks ole, need ettepanekud, kui me sellega nagu mängime, et siis pärast, kui ei ole üldse raha ja siis ei ole tööjõudu, siis me peame arvad, et lihtsalt teist võimalust ma seetõttu olen nagu rohkem nagu konservatiivne kõikidest nendest otsustes, et siis, et selliseid revolutsioonilisi ettepanekuid teha muidugi võib, aga ma arvan, et pensionirahaga nagu ei mängita. Ja seetõttu mulle nagu väga meeldib, et valitsus ja mitmed valitsused on tegelikult teinud väga mõistlikke otsuseid siis nende täiendavate pensionisammastega ja siis mul on see kindlustunne tegelikult olemas tuleviku suhtes ja loomulikult, et see EKREIKE valitsuse ajal, et kui selle teise samba raha nagu tehti vabaks ja siis inimesed seda võtsid pelgalt nagu selleks, et oma igapäevaseid siis kulusid katta või siis oma kohustusi igasuguste nende kiirlaenukontorite ees näiteks. Ja tegelikult see kasvatas väga tugevasti inflatsiooni. Sellepärast see on üks asi ja teine asi, et nii palju vaba raha kohe. Paari aasta pärast inimesed avastasid, et jälle nende pensioninumber, kui nad jõuavad pensioniikka, on vägagi madal ja hakkasid paluma, äkki on võimalik siis tagasi siis tulla. Ja see, et see võimalus nagu antakse, see on väga tore, aga loomulikult, et see kahju, mis on tekkinud, on päris suur. Okei, et riik on sellest saanud ka tulumaksu, aga vabandust, et millise kahju ta sai sellega, et siis esiteks inflatsioon tõusis ja teiseks, et inimestel on vähem säästud siis tulevikuks, et see ei korva seda. Ja teate, tegelikult minu jaoks on hästi vastutustundetu jälle minna kallale selle pensioonisüsteemile, sellepärast üks kord see oli väga kõvasti raputatud. Teine asi, kui pidevalt sellest rääkida, et on vaja seda ära muuta, et inimestes, kes koguvad
teises ja kolmandas pensionisammastes võib tekkida täiesti ebakindluse tunne, kas ma päriselt teen õieti, ega ei juhtu selline asi, et kui tuleb uus valitsus, seesama ütleme EKREIKE, nad ütlevad äkki üldse siis lammutame teist pensionisammas, siis mul kohe tekib küsimus, mis saab minu rahast, mille ma kogusin ja korjasin, ütleme siis mitmete aastate jooksul. Et kõik see tekitab selliseid väga ebameeldivaid ja küsimusi, mis tekitavad ebakindlust oma tulevikus ja pärast pole me küsime, miks inimesed ei taha lapsi sünnitada, sellepärast kindlust ei ole tulevikus. Ja no tegelikult on meie põlvkondade silme ees on meie rohkem võib-olla mitte vanemate, vaid vanavanemate nagu kogemus, et kes pärast Nõukogude Liidu kokkuvarisemist siis puutusid kokku sellega, et mingisuguseid pensionisäästud neil ei olnud, et üldse säästud inimestel ei olnud. Ja aga siis praegu turutingimustes siis viia kogu meie majandus sinna, kus meil on samasugune risk ja meie pensionäridel ja siis inimestel, kelle tervis lihtsalt ei võimalda neil töötada ma ei tea, 80 eluaastani, siis neil on väga kõrge vaesusrisk. No see ei ole lihtsalt õiglane. Ja jah, ma tean seda Eesti statistikat, et meie pensionärid kõik tahavad töötada, et meil on Euroopas üks kõrgemaid selliseid ootusi meie pensionäridel, et nad tahavad tööl käia, et see on omaette küsimus, eks ole, et kes tahab lihtsalt sotsialiseerumise nii-öelda eesmärgil seda teha ja kes vajavad päriselt raha. Ja, sest väga paljudel lihtsalt ei olnud võimalik omal ajal neid säästusid teha, sellepärast, et ja siis ei olnud ka selliseid võimalusi. Riik ei soodustanud seda näiteks selle sama tulumaksu soodustusega või siis omapoolse panusega ja siis nende pensioniosakod lihtsalt on väiksed. Ja veel tahaks rääkida veel ühest ettepanekust, jälle väga huvitav ettepanek. Tema pakub diferentseeritud sotsiaalmaksu, mis sõltuks inimeste laste arvust. Nendel, kes on 3 ja rohkem last, olgu see sotsiaalmaks on 10%, 2 lapse puhul 20%, 1 lapse puhul 25% ja nendel inimestel, kes lapsi pole, olgu see sotsiaalmaks 30% ja mulle tundub, et siin on väga kindel riive seoses põhiseadusega, mis ütleb, et kõik inimesed on võrdsed, sellepärast me peame arvestama ka sellega, et mitte kõikidel lastetud inimestel ei ole lapsi, sellepärast nad ei tahtnud neid. Võib-olla lihtsalt ei tulnud välja ja inimeste jaoks on suur tragöödia ja tegelikult mind üldse pani imistama, miks selline ettepanek tuli ilmale. No jah, ma saan aru, kust see loogika nüüd tal on, sellepärast, et diferentseeritud sotsiaalmaksu määrad sõltuvalt laste arvust on näiteks Itaalias, on näiteks Ungaris, juhul kui praegu midagi ei muutu, sellepärast, et seal oli see kuidagi nagu väga kummaline süsteem. Aga see natuke võib-olla nagu Eesti kontekstis seda ei saa rakendada, sellepärast, et meil on sotsiaalmaks seotud 2 kulureaga riigieelarves, et sellest pool läheb siis Tervisekassa eelarvesse ja pool siis pensionifondi. Ja siis, et praegused pensionärid saavad pool meie sotsiaalmaksust. Ja see on selline solidaarsusmaks. Ja need on, esiteks, et kui siis Eametsa üks ettepanekutes on külmutada pensioni, siis loomulikult saab sellega mängida, aga mina ei soovitaks jällegi. Ja siis, aga teine, eks ole, see Tervisekassa eelarve, me teame, et see vajab nagu tegelikult rohkem raha. Vaata, aga mina mõtlesin, võib üldse juhtuda nii, et need sotsiaalmaksust laekumised vähenevad. Sellepärast ma ei tea, et kui paljud inimesed on
võimelised, et neil oleks 3 ja rohkem last, sellepärast et paljud piirduvad 1 või 2 lapsega ja lõppkokkuvõttes lihtsalt ei too meile kasu. Jah, no sest on võimalik, eks ole, Eesti kontekstis on võimalik siis rääkida nagu diferentseeritud tulumaksumäärast näiteks. Sellepärast, et jälle Ungari on seda teinud ja siis Rootsi, kui ma ei eksi, ma võin praegu eksida, sellepärast ma peast seda võtan. Aga siis mõned teised riigid on ka midagi on seal teinud ja siis Eestis on olnud siis pensionilisad näiteks küll väikesed, et ei olnud nagu seda, et siis sulle kuni lapse 30 aastase saamiseni siis on see tulumaks väiksem või 0, eks ole, see tulumaksumäär. Aga kui on 2 ja rohkem lapsi, siis elu lõpuni on näiteks 0. No jah, aga see tähendab seda, et siis, see on lastetusmaks sisuliselt, eks ole, ainult positiivselt sõnastatud. Ma kardan, et meie nagu maksukoormus on tänapäeval juba nagu piisavalt suur selleks, et täiendavaid makse kehtestada. Seetõttu ma oleksin siin pigem nagu ettevaatlik ja siis, et kas tõepoolest, et tuleks vaadata, et kas teistes riikides, kes seda juba kasutavad, kas selline lapse ostmise nii-öelda taktika, kas see on toonud neid tagajärgi, mida oodati? Peaks seda vaatama ja veel lisaks sellele, tema tegelikult ei toonud. Tema tegelikult pakub jälle astmelist tulumaksu. Aga jälle minu arust see eriti hea idee ei ole, sellepärast me kord proovinud ja tegelikult oleme karistanud keskklassi inimesi, kes on kaotanud oma sissetulekutes. Ja peale seda, kui me oleme taastanud lineaarset süsteemi, esiteks see maksis riigi eelarvele päris kopsakaid summasid ja tuleb välja, et parem oli mitte kehtestada sellist astmelist tulumaksu, sellepärast see ei toonud... Raske administreerida. Ja, raske administreerida. Teine küsimus seisneb selles, et inimestel tekib väga tugev ebaõigluse tunne. Meie panustame, meie pingutame ja siis meie peame maksma rohkem vaatamata sellele, et inimesed üldse ei ole rikkad, kui näiteks nende sissetulek 2500, et kuidagi sa ei saa neid nimetada rikkuriteks. Jaa, aga tavaliselt selle astmelise tulumaksu idee on siis aidata neid inimesi, kes saavad keskmisest vähem palka. Et need, kes kelle sisetulekud ei ole suured, et ei ole seotud laste arvuga. Et jällegi, et me selle meetmega ei saavuta seda, mida siin võib-olla nagu taotletakse. Ja kas see on nagu kõige efektiivsem just meede selleks, et seda palgavaesust vähendada? Vaevalt küll, sellepärast, et me seda maksuküüru kaotasime siis, kui see muutus nagu täiesti skisofreeniliseks, et meil nagu sellised rikkurid just kui ja töötavad pensionärid. Töötavad pensionärid, ja muidugi, et inimesed, kelle sissetulekud olid suuremad kui 1200 €, sellepärast, et siis oli juba nagu see tulumaksumäär suurem. Ma väga vabandan, aga ma kardan, et inimesed, kes saavad natuke rohkem kui kaubanduskeskuse kassapidajad, eks ole, olgu need politseinikud, olgu nad medõed või õpetajad. Õpetajad on juba väga suured. Keskklassi inimesed. Ja, sellepärast, et õpetajatel ei olnud, neil see tulumaksuvaba määr oli sisuliselt 0. Sellepärast, et vaadates Eesti keskmise õpetaja palka, et siis nemad maksid kõik tulumaksu alates esimesest eurost. See ei olnud ju normaalne. See on tõepoolest ei olnud normaalne. Ja siis, et me peame inimestele andma rohkem võimalusi saada paremat haridust, siis ennast täiendama kogu aeg. Selleks, et saada rohkem raha, aga mitte karistama neid selle eest. Ja ma arvan, et kui tõesti tegemist on väga keerulise olukorraga inimeste
elus, siis selleks ongi mõeldud adresseeritud toetused, et ma arvan, sellest keegi ei hakka loobuma, aga. Ja kusjuures, et nendest lastest rääkida, et meil on kindlasti siin arenguruumi näiteks, et see tasuta haridus, kaasa arvatud tasuta huviharidus, et igasugused võimalused täienhariduse ja siis erihariduse saamiseks, et see oleks kättesaadav. Jälle on vaja pakkuda inimestele erinevaid võimalusi, mitte ainult ka karistada neid. Ja tasuta lasteaiad, et ma ei saa ka nagu üle ega ümber sellest teemast, aga see on kõik oluline tegelikult lapse vanematele just nendest esimestel aastatel. Ja eriti nendel, kellel on 2 või rohkem last peres. Sellepärast, et see vaesusrisk on just seal. Et siis pärast, et kui laps on, ma ei tea, 10 ja siis rohkem aastaid on see kuidagi natuke lihtsam. Tulevad teised probleemid. Kindlasti, et selles ma üldse ei kahtle. Aga rääkides lastest ja noortest, selles raportis oli kirjeldatud ka väga oluline probleem, nimelt noorte seas töötus ja selle töötuse määr on noorte seas on väga kõrge. Tegelikult Eestis on kõrgemaid Euroopas. Ja oli mainitud muu hulgas ka seda, et kes on grupiriskis. Tegelikult grupiriskis on noored mehed, kes ei valda eesti keelt. See oli täiesti statistiliselt tõestatud. Ja siit ma tahaks üle hüpata teisele teemale. Sa tead, et eile Tallinna volikogus oli võetud vastu otsus, et lubada jätkata õppe vene keeles ka peale 2026. aasta septembrit 7. kuni 9. klassides. Oli otsus vastu võetud, tegelikult tegemist oli tehnilise otsusega, kuna praegune seadus ei kohusta, et nendes klassides paril aastal oleks. Aga ikkagi see oli poliitiline valik. Ja lihtsalt ma jälgisin kogu diskussiooni selle teema ümber ja mina teadvustasin, et mõned keskerakondlased ikkagi jätkavad sama laulu, et eestikeelsele ülemineku näol tegemist on siis russofoobia, diskrimineerimisega ja teiste selliste asjadega. Aga jälle, kui ma loen, kui kirjutatud, et grupi riskis on need noored mehed ilma eesti keele oskuseta, jälle ma tahan küsida, mille eest te kaitsete siis noori. Sellepärast üks asi, ma arvan, et tegelikult isegi kui olid kõik õpetajad kohal C1 keele nõudega, et kvalifitseeritud õpetajad, ma arvan, igal juhul paljud lapsed ei oleksid võimelised õppida eesti keeles, kuna nad lihtsalt seda ei oska nendes koolides. Ja, aga lapsed varem või hiljem, eks ole, ikkagi omandavad seda keelt tasemel juhul, kui see õpe on süsteemne, kui need nõuded päris eksisteerivad, et kui eesti keeles õpet ei tehta lihtsalt linnukese pärast, et kui Mari Vanona ei tule, eks ole, klassi ette ei ütle eesti keeles ainult tere ja siis kogu ülejäänud jutt on siis muus keeles, see vene keel näiteks. Aga jah, et mind paneb imestama, et Ida-Virumaal näiteks on mitmed omavalitsused teinud selle reformi kuidagi palju kiiremini kui Tallinnas, et kui väikestes valdades nad
meelitavad neid kuidagi sinna õpetajaid, kellel on keeleoskus ja vastav kvalifikatsioon selleks, et siis saaks natuke kiiremini kui praeguses seaduses need miinimumnõuded. Sellepärast targad inimesed lihtsalt teadvustavad, et ilma eesti keele oskuseta on väga keeruline saavutada midagi elus. Ja mina ei räägi, et mingisugused suurest edust, aga vähemalt, et sul oleks töökoht. Ja siis väita, et Tallinnas me ei leia neid õpetajaid ja absoluutselt kõik need muukeelsed koolid nõuavad seda erandit, et see on esiteks vale või siis tegemist on sihikindla poliitikaga, et viimase hetkeni, et kui üldse võimalik on hoida koolides õpetaja kaader, kes ei oska ja ei kavatsegi eesti keelt õppida Narvas. Ja vaata, veel üks asi. 7 või 9 aastate jooksul on täiesti võimalik õppida vähemalt ühte keelt. Et see ei ole mingisugune võimatu ülesanne. Ja see, et Tallinna koolides sellega ei saadud hakkama, lihtsalt polnud soovi, sellepärast, et meil on ka Narva linna näite silme ees, et siin Narvas ei ole Reformierakond võimul, et me saame lihtsalt vaadata, et mida sealsed kohaliku omavalitsuse esindajad räägivad, et nemad tegid kontrolli koolides ja siis selgus, et need õpetajad ja koolitöötajad, kellel on antud siis ajapikendust selleks, et eesti keelt omandada, et nemad ei teinud absoluutselt mitte ühtegi sammu. Nad ei läinud kursustele, nad ei registreerinud eksamitele, nad lihtsalt ootasid veel ühe tähtaja saabumist, siis kuni selleni, et nemad saavad seal lihtsalt tiksuda, on ju. Ja siis, et see, et me Tallinnas teeme sama asja, see on muidugi häbiväärne. Sest Narvas on tõesti, et koolipidajal on raske leida, et kuigi seal on 2 riigigümnaasiumid, kes said suurepäraselt hakkama sellega, et nad leidsid õpetajaid, et munitsipaalkoolides on natuke rohkem probleeme. Aga see, et Tallinnas ei leidu inimesi, kes eesti keelt oskavad, see on bullshit. Tead, ma arvan, et õnneks meil on üha rohkem vene keelt kõnelevaid inimesi, kes teadvustavad, et eesti keel ei ole mingisugune karistus, vaid lisavõimalus ja teevad õigeid valikuid. Ja veel üks viimane teema, et saime teada, et Varro Vooglaid on astunud EKRE fraktsioonist Riigikogus välja. Kuidas sina seda saaksid kommenteerida? Mina kirjutasin talle, sa oled põhimõtteline mees ja vaatamata sellele, et ma ei ole nõus sinu põhimõtetega, aga ikkagi austan. Meile oli nii saalis ja kõik seda arutasid seal miski pärast, et ma sain teada tegelikult seal, et ma ei lugenud uudiseid, et aga siis pärast ma vaatasin ka selle Bushi nagu siis oma kelladele, et ja tõepoolest astus välja. Näed, nii oluline. No jah, et siis mis ma nüüd ütlen, et vene keeles on selline termin nagu žabagadjukin, et konn ja rästik koos, aga eks jah, et EKRE-s on ka varem olnud selliseid momente, kus nende kõige säravamad staarid kuidagi nagu selle valitseva perekonnaga ei suutnud kokku leppida, mis selle absoluutse monarhia üks miinuseid, mis ma saan öelda. Ühesõnaga umbes sama mustrid nagu Keskerakonnas, et ka paljud inimesed läksid sealt välja. Nii, aga sellised olid möödunud nädalal teemad. Ma tänan sind ja näeme uuesti. Aitäh!